Praegu jaanipäeva paiku me üritame oma toidu tegemisega toast ikka õue kolida, grillimine, kõik muu selline. Aga ega see suvi igavesti kesta ja ükskord tuleb tagasi kööki minna. Ning tahaks rääkida induktsioonpliidist. Mis asi see selline on? Igapäevaelus, kui meil just induktsioonpliiti kodus ei ole, puutume sellega vast kokku siis, kui kaupluses potti panni vaadates leiame sealt kuskilt sildi pealt tingmärgi, kõlbab ka induktsioonpliidile. Aga ikkagi, mis asi on induktsioonpliit? No, induktsioonpliit on tegelikult tavaline pliidiplaat. Näeb välja nagu tavaline pliidiplaat. Aga see, mis seal sees on, see muudabki ta just eriliseks ja tähelepanuväärseks. Ehk siis, et kui tavaline keraamiline plaat, kõigepealt peab nägema vaeva sellega, et paneb seal sees siis spiraali punaseks ajama. Spiraali punaseks ja siis ta järgmine ülesanne on see, et ta siis teeb selle keraamilise pinna, teeb soojaks, siis poti põhja ja siis jõuab poti sisemuseni ja siis alles selle toiduni või veeni, mis seal siis keedetakse. See on pikk protsess. Lähti seletatuna selline pool ümber maailma reisi. No umbes nii ja sealt tulebki see aeg, see meeletu aeg, mis võtab aega enne, kui üldse hakkab vesi soojaks minema näiteks potis. Aga induktsioon jätab need päris mitmed etapid vahele lihtsalt. Sellega, et ei ole seal spiraali, mida üles kuumutada, samuti pliidiplaat ei lähe kuumaks, poti põhi, seda ei ole vaja kuumutada, ta tegeleb kohe sellega, mis on poti sees. Eelkõige ongi ja isegi võime räägida kordades kiirusest, aga ka seda, et toidu tegemine läheb mugavamaks, et ma ei pea mitme võib-olla pliidiplaadi peal seal asju keetma, teen ühe korraga kiiresti asjad valmis. Kas on võimalik mingi katse ka teha, et tõestamaks, et tõepoolest induktsioon on kiirem kui tavaline keraamiline? Jah, teeme katse ja vaatame 2+2 pliidiplaadil, kus on siis nii tavaline keraamiline kui ka induktsioon pliidiplaat koos. Vaatame, paneme 2 täiesti ühesugust kastrulit, paneme liitri vett mõlemale sisse, vaatame, kui kiiresti nad keema lähevad ja tegelikult siis vaatame ka, kas on turvaline või ei ole. Teatud pottidel on kiri küljes, et kõlbab, teatud pottidel ei ole, nii et ikkagi spetsiaalne varustus sellele pliidile. Seda küll, et see on täiesti tõsi, et igasugune pott ja pann ei kõlba induktsiooni puhul ja miks see nii on, see peab olema lihtsalt piisavalt terast. Ja selline hea viis seda selgeks teha on sõna otseses mõttes võtta magnet, vaadata, kas hakkab sinna poti põhja alla kinni, kui hakkab järelikult piisavalt terast seal. Ja mis siis juhtub, on see, et kohe, kui on metallpott, teraspott, on piisavalt paksu põhjaga, isegi need nõukogude aegsed potid sobivad, kus on terast. Et alumiiniumpott ei sobi, see läheks sõjatööstusesse, aga teraspott, palun väga, see läheb. Sest et siis hakkab reaktsioon tööle. Nii et need õhukesed plekkpotid, malmpotid, need ei sobi. Kui me võtame tavalise keraamilise kattega pliidi, siis sellel on sellised ohutuled on peal ka, see spiraal on seal punane, et ma kogemata kätt peale ei pane ja kõrvatada ei saa. Kuidas nüüd induktsioon pliidiga on? On siin samad turvameetmed ka ikka, et ma kogemata põletada ei saa? No, siin ongi just see asi, et induktsioon on turvaline ja ta on eelkõige just sellepärast turvaline, et seal ei ole seda faasi, kus kuumutatakse pliidiplaat üldse soojaks. Nii et kui pooleli jätta keetmine ja lihtsalt pott ära võtta, see plaat on pigem jahe, pigem on ta leige, ta ei ole kuum. Ainuke asi, mis soojendab seda induktsiooni pliidiplaati, on pott ise. Poti põhi soojendab, sest seal sees on soe toit. Siinkohal pean ma mainima, et kui ma võtsin panni pliidiplaadi pealt ära, selle panni, mille peal vesigi nagu kees, siis mõningal määral tegelikult ikkagi see pliidiplaat on soe, aga ma panen selle tugevalt selle arvele, et panni mass on niivõrd suur ja toimis mingisugune vastupidine protsess, et pann soojendas pliidiplaadi üles, nii imelik kui see ka pole. Aga katse vähemalt minule hetkel näitas seda sellisena. Räägime aga asja hinnast, et on ta nüüd oluliselt kallim sellepärast, et iseäranis linna inimestel on hästi kiire elu ja tahaks selle supikese kiirelt soojaks saada. Siis, kui prantslased selle siin aastaid tagasi leiutasid ja esimesena tõid ta turule, siis ta oli väga kallis. Aga nii nagu võib-olla paralleel tuua telekatega,
teleritega, kus vähesed ostavad täna kineskoobiga telekaid, et see hinnavahe järjest väheneb. Ja praegu me räägime võib-olla vähesest kolmandikust ainult on ta kallim tõesti keraamilisest pliidiplaadist. Ja kokkuvõtlikult induktsioon pliidiplaadi teemale tahaks öelda nagu tehnikaasjade puhul ikka, et asi tasub mõtlemist.